Samal ajal, kui ma kirjutan, siis tal on AI lahti. Jah, mul on kiired ajad ja ma ei jõua ise vastuseid välja mõelda. Sisend ongi, et tee kõik selleks, et see teine inimene nõustuks minuga. Ma rast manipuleerin seda inimest. Ma olen ka ChatGPT venna otsa sattunud, aga tema ütles, et ei viitsi ise nii pikki vastuseid kirjutada, nagu naised tahavad. Ma tegin ChatGPT-ga Tinderi profiili ja sain niimoodi nädalaga 5 kohtingut. Mida ma teeks? Ma kõigepealt ei kasutaks selliseid äppe. Kui see eesmärk ei ole pikaajaline suhtlus, siis ma usun, et seda saab päris korralikult ära kasutada. ChatGPT-d ja teisi AI tööriistasid kasutatakse üha rohkem selleks, et kohtinguäppides enda profiili kujundada, komplimente välja mõelda, saadud sõnumeid analüüsida ja võimalikult sisukaid vastuseid genereerida. Sellele nähtusele on tekkinud isegi nimi – chatfishing. 2025 Ameerikas tehtud uuringus ütles 26% vallalistest, et nad kasutavad mingil kujul AI-d enda kohtinguelus. Eelneva aastaga võrreldes oli see number kasvanud 333%. Kohtinguäpi Hinge enda uuringus vastas 52% Gen Z kasutajatest, et nad vibe-checkivad oma sõnumeid enne teele saatmist AI-ga. Mille jaoks saab kasutada AI-d kohtinguäppides? Üks on see, et sa teedki endale nagu täiesti mingi fake profiili ja teiseks saab nagu kirjutamisabilisena seda kasutada või et nagu suhtlusabilisena. Enda kogemust jagas Guardianile 36-aastane Rachel, kes oli ühe mehega 3 nädalat sõnumeid vahetanud. Racheli sõnul tundus, et mees päriselt kuulab teda ja tahab temast aru saada. Aga kui nad lõpuks kohtusid, oli tema vastas justkui täiesti teine inimene, kes ei küsimustele vastates hätta ja ei paistnud mäletavat suurt midagi sellest, millest nad eelnevalt rääkinud olid. Mida see teine inimene võib tunda, kui sa taipad ära, et sa oled mingi 3 nädalat AI-ga suhelnud? See, et sa oled pettunud, et sa oled vestelnud enda teadmata kellegi teisega, see on väga normaalne. Ta küsis mult alguses nagu väga selliseid kuidagi huvitavaid küsimusi, siis mõtlesin, et vau, et ma hakkasin tundma, et tal tuli neid küsimusi ja ma nagu ei viitsinud isegi vastata enam nendele, et natukene läks nagu intensiivseks ja lõpuks ta saatis isegi nagu 2 küsimust nagu järjest, et ma ei jõudnud isegi ühele vastata. Mul oligi siuke tunne, et ta nagu kuskilt copy-paste'ib neid. 25-aastane Jamil räägib, kuidas sa saad küsida tüdruku käest portsu küsimusi, näiteks ta lemmikfilmide ja reiside kohta ja siis söödad need kõik ChatGPT-le. AI kasutab seda infot selleks, et kirjutada sõnumeid, mis jätavad mulje, et sina oledki just talle ideaalselt sobiv inimene. Jamili sõnul hakkas ta tänu sellele ka rohkem kohtinguid saama. Ja mulle tundub, et sinuga tehti sama asja. Appi, see oleks natuke imelik, sest siis ma võin juba põhimõtteliselt mingi AI boyfriendi mingi saidile minna. Miks AI-d üldse kasutatakse kohtinguäppides? See, et me tahame ennast näidata nagu paremas küljest, eriti esmamuljet luua, et see ei ole otseselt midagi uut ja ma arvan, et see on ka selline, et mida ebakindlam inimene iseenda sellises oskustes või ma ei tea, väljanägemises, kus iganes on, et siis ta võtab neid vahendeid appi, lihtsalt nüüd on neid võimalusi järjest rohkem juurde tulnud. Nagu see kindlasti ei ole otseselt okei. Ta proovib sellega minule nagu kõige rohkem meeldida, siis see on küll veidike kahtlane ja nagu ei tundu siiras. Kus on see piir, et ma tahan siis ennast paremini näidata versus ma rast manipuleerin seda inimest? Sa võid mängida mis iganes mängu, et saata neid vastuseid, meeldivaid vastuseid, aga ühel hetkel, kui su eesmärk on ikkagi minna selle inimesega reaalsesse elu suhtlusesse, siis sa ei saa olla nii erinev sellest, mida sa välja kuvad. Aga see, et sa lased ChatGPT-l oma terve iseloomu välja mõelda ja siis copy-pastad neid vastuseid, see on tegelikult ju suur töö. Mille jaoks üldse vaeva näha? Ära muretse, nüüd on olemas ka täiesti eraldi programmid, mis teevad sinu eest kogu töö ära. Tinder GPT lubab, et nende teenuse kasutaja ainus ülesanne on valida Tinderis välja inimesed, kes on hotid. Tinder GPT alustab ise vestlust, kasutab profiilis saadud infot, üritab temaga emotsionaalset sidet ehitada, lepib kokku kohtumise aja ja koha ja saadab sulle telefoniteate koos välja valitud telefoninumbriga. Kuid siinkohal ei kisu asi mitte ainult veidraks, vaid ka ohtlikuks.
palju näiteid selle kohta, kus need tööriistad tegelikult koguvad veel täiendavat infot ja saadavad seda kuhugi. Siis järgmise tarkvara uuendusega võib hakata midagi hoopis täiendavat tegema, sest see tarkvara tootja võib anda mingi kasu. Kas see tootja nüüd oli päriselt tootja või oli need kratid? Noh, selles on see GitHubis üleval, mida see programm tegelikult teeb. Noh, me ei tea, Aga programm ei pea isegi pahavara olema, et midagi väga palesti läheks. Flirt.ai on äpp, kuhu saab üles laadida pilte nii inimestest kui ka vestlustest, et ta annaks sulle vastu särtsakaid ja räpaseid sõnumeid, mida edasi saata. Ja nende äpi tutvustus. Lae üles suvalise inimese pilt ja saa vägev kompliment. Kas sa oled sushi, sest ma tahan sind toorelt? Mis saaks valesti minna? Anyways, 2025 lekkis üle 160 000 privaatse vestluse ja profiili screenshoti. Ja seda äppi kasutasid enamasti teismelised. Miks on screenshot tegelikult palju tundlikum info, kui inimesed võivad arvata? Kui nüüd kõik need erinevad infoallikad kokku liita, et üks on vestlustest saadud screenshotid, teine on avalikust siis internetiruumist leitud info inimese kohta. Noh, see võib olla küll üks väike tükk, on see tore AI, mis meid nii aitab kui ründab, suudab need tükid kokku panna. Need skandaalid, mis on olnud nende programmidega, noh, võtame selle Flirt.ai, et see teine osapool võtab minu vestluse, paneb sinna üles, on ju. Mina olen ohver isegi siis, kui ma ei teinud midagi selle mingi imeliku äpiga. Siis ma hakkasin mõtlema, kas peabki tegema niimoodi, et sa lähed kohe kohtingule, et te väga ei suhtlegi enam seal äpis, vaid saate kohe kokku, siis sa saad näha, kes ta on. Nii on ju kõige ideaalsem, et siis sa saad kõige rohkem, et seal on seda pettuse või selle mõjutamise võimalus kõige väiksem, mis on nagu, mis oleks väga tore psühholoogide või üldse nagu suhteekspertide vaatest, et inimesed päriselt suhtleksid omavahel. Flirtimine, naljad, piinlikud hetked, ebakindlus ja kõik, mis suhetega kaasas käib, ongi see, kuidas sa saad teada, milline see teine inimene on. Ma ei tea eesti keeles seda sõna, me kaotame oma selle whimsy ära, et nagu see AI on treenitud, ta annab nagu nii sarnaseid vastuseid tegelikult ja mõtle sellest, seal mingi Tinderis, sul on mingi 10 vestlust, kõik ütlevad sulle sama asja, see on nii igav, mul on siuke tunne, et me reaalselt ala areneme. Mis on täiesti normaalne hirm sul ja mis on täiesti reaalne ka. Väike flirt või kehakeel või need kohmetud naljad, et noh, selle AI võtab ära. Tore inimlikkus, mis jääb, et see toimub ainult siis, kui sa oled inimene inimesega kontaktis. Ja just, et siis ju põhimõtteliselt polegi nagu mõtet selle inimesega suhelda, ainuke eriline asi ongi umbes ta välimus või midagi sellist, aga kui jutt on ju AI, siis see on nagu täiesti mõttetu. Jah, mul on kiired ajad ja ma ei jõua ise vastuseid välja mõelda. See on korraga nii kurb kui ka huvitav. Ühest küljest otsitakse mingit inimlikku kontakti, samas kasutatakse selle tekitamiseks AI-d. Mida me ära anname, kui me laseme AI-l kõik need siuksed intiimsed probleemid ära lahendada? Inimlikkus. Inimsuhetes meil ikka tekivad erimeelsused, ikka tekivad sellised konfliktid ja see on oskus, mida ma näen, mis kaob ära, et inimesed ei oska hakkama saada, mida me vajame tegelikult, seda teisiti mõtlemist, teiste tunnete, teiste mõtetega arvestamist. Oleme teel sellise robotite maailma poole. Kõik on siis hästi veavaba, hästi nagu selline tehniline, hästi läbi analüüsitud ja lõpuks joome kõik on kõik suur muster. Kohtinguäpid võivad tõepoolest olla väga kurnavad. Sa pead endast kirjutama, leidma õiged pildid, võib-olla sa pead mitmed vestlust korraga. Ja samal ajal üritad aru saada, kas inimene on päriselt huvitatud või lihtsalt viisakas. Aga kus on see kuldne kesktee, kus AI on lihtsalt abimees? Nii, mis sa siis ütleksid neile, kes proovivad AI-ga partnerit leida, võib-olla ise on natukene shy? No päriselus ei saa ju otseselt, kui sa suhtled kellegagi nagu AI-d kasutada või noh, võib-olla saab, aga see oleks väga veider. Et ma arvan, et tuleks lihtsalt iseenda kallal töötada, lihtsalt proovidagi suhelda, minna kuskile välja ja kas või lihtsalt suhtluse eesmärgil suhelda inimestega, kas või kuskil baaris või vaadata mingeid videoid, tegeleda enda kallal ja oma enesekindlust püüda parandada. Kui sa midagi ette söödad ja selle vastuse annab, et toe läbi, et vaata, äkki ongi seal häid mõtteid, kuidas ise inimestega paremini suhelda, on ju.
sa päris nii ei saa, et sa lihtsalt söödad ja siis sa lähed kohtumisele, sa ei tea, mis vestlused teil omavahel olnudki on ju. aga mis te arvate? Kas me elamegi päriselt düstoopilises Black Mirrori episoodis või on veel lootust ka päris inimsuhteid luua? Jätke oma mõtted ja arvamused kommentaaridesse.